Ma mõtlesin, et ma täna viskan üles sellise mõtte, et ma otsin katsejääneseid. Lihtsalt nii ongi. Ma olen siin avastanud enda juures selliseid, ütleme, et kui mingisugused asjad hakkavad juhtuma, siis nad juhtuvad päris kiiresti ja kuidagi niimoodi on need asjad läinud minu enda arengu juures siis, et mul on vaja katsejääneseid. Ma tahan katsetada. Sest ma avastasin, et ma saan kuidagi nagu selle jaoks vist ei olegi siin õiget sõna, aga voodoo ja värki, mis ma kõik teen, on ju. Sama hästi võin öelda ka. Kui ma panen sulle käed peale, siis mitte ainult ei saa ma sinu sees mingeid asju kokku panna või tervendada või terveks teha. Ma näen veel rohkem. Ma näen kuidagi, mis ja miks katki läks. Ma näen kuidagi sisse. Ja ma näen kuidagi selliseid asju, mis on kuskile kihtide alla ära peidetud. Ja nagu mulle ikka meeldib öelda, et me ei saa ju tervendada midagi, millest me ei ole teadlik. Et meil on see, tuleme teraapiasse, on ju, ja räägime midagi ja siis arutleme mingisuguseid asju ja kuidagi nagu vahel jääb ikkagi see tunne, et see ei ole päris see, et midagi kuskil on nagu veel. Et midagi on kuskil veel peidus ja ei teagi täpselt, mis asi see üldse on. Ma saan näha, mis see on või mis see olla võib. Ja kuna sellised võimed on ka muskel, mis vajab ka treenimist, harjutamist. Ja ma kuidagi tunnen, et mul on vaja seda rohkem, mul on vaja sellega tööle hakata. Et kõik see ülejäänud asi, mis ma valdan, ta teeb küll oma töö ära väga hästi. Aga kuidagi mulle tundub, et ma võiksin teha seda veel, ma saaksin rohkem. Ja ma saaksin sellega rohkem aidata. Ühesõnaga see nüüd siin ongi siis see, et kui sa ei karda, mis on täitsa okei tegelikult, kui nagu tundub selline imelik ja huvitav. Kui ma nüüd seda sellist laadi seanssi kirjeldaksin, siis sina tegelikult ise ei peagi tegema mitte midagi. Ma panen su pikali, sa lihtsalt lamad ja tunned ennast mugavalt. Ma panen võib-olla mingisuguse muusika mängima, mul on mingid välja kujunenud omal mingisugused eriti spetsial asjad, mis ma panen ka, mis on mingisugused rituaalid, mis ma ära teen enne, kui ma sisse lähen. Ma teen siukse hästi mõnusa turvalise tsooni, ruumi. Ja siis ma panen sulle käed peale. Ma võib-olla enne veel skännin, kuhu täpselt on vaja need käed panna. Ja ma ütlen ära, see kuhu ma käed või mismoodi, kas ma need üldse täiesti peale panen või hoian lihtsalt sinu kohal niimoodi. See ei ole absoluutselt sellest, et see ei tähenda, et see koht sul konkreetselt katki on või vajab tervenemist või on haige. See ei tähenda üldse seda.
minu jaoks see tähendab lihtsalt seda, kust ma sulle sisse nagu paremini saan. Kus on sinul see mugavam? Eriti, kus on sinul mugavam. Lihtsalt jääme sinna. Ma ei tee mingit massaaži, ma ei vajuta mingit punkte. Ma lihtsalt olen. Ja sina lihtsalt oled. Minu poolest võid magama ka jääda. Täiesti okei. Ja siis ma lähen sinu sisse. Ja siis vaatame, mis seal saama hakkab. Ma näen seal mingisuguseid seoseid, pilte, jutte, mälestusi. Need on päris põnevad lood, mis seal välja tulevad. Minu enda jaoks täielik absurdikas muidugi. Enamus ajast ma ise ei saa mitte midagi aru, mis ma pärast räägin. Sest minu jaoks ei olegi tähtis. Tähtis on see sinu jaoks. Kuidas sa selle jutu enda jaoks ära tõlgendad, see on muidugi teine teema jälle. See pruugigi kohe aru saada. Sest kui ma näen mingisuguseid seosed mingisuguste asjade vahel, mis on sinu alateadvuses, ehk su mõistus on need ära blokeerid, sellepärast, et see on mingisugune meeletu valupunkt näiteks, meeletu trauma, halb mälestus, siis sa ei pruugigi seost kohe näha. See on jumalast okei. Oluline on see, mis pärast saama hakkab. Nii et selles mõttes ma tahan õppida seda versiooni tervendamisel rohkem tundma ja mul on väga katsi ennast. Ja eneseid. Mida rohkem, seda uhkem. Hõikasin ma juba ka ülimalt ammu aega tagasi välja, et selle aasta lõpuni, ehk siis detsembri lõpuni, on kõik minu seansid, kõik seansitasud vastavalt sinu võimalusele ja sinu sisetundele, et ma mingisuguseid miljoneid küsima ei hakka. Ka kindlasti mitte. Minu jaoks on praegult oluline see kogemus ja sinu tagasiside. Nii et kui sa tunned, et ma võiksin sind vaadata, siis anna mulle teada. Pean ma veel juurde ära mainima sellise asja siia, et ma teen neid seansse, ma võin neid teha distantsilt, ma ei pea olema sinuga samas ruumis, ideaalis muidugi oleks see kõige parem. Aga kui kontaktis teha, siis ainult minu juures Imaveres kodus või Paides, kus on praegu kõige normaalsema selle rendihinnaga ruum lihtsalt. Ja minu jaoks hästi mõnus ruum, hästi mugav, mõnus, hõbeallikas. Love you. Ja Tallinnas, Tartus, sellistes kohtades lihtsalt ei ole võimalik võtta ruumi, mis oleks piisavalt soodsa mitmetunnise rendihinnaga, mida ma saaksin siis lubada, võttes arvesse, et seansitasu teinekord on niisugune pisikene, tillukene, summakene, mida ma üldse ei mõista hukka, aga lihtsalt see paneb ruumile, kus ma tööd teen, piirangud natukene peale. Ehk siis Paidesse koha peale viitsid sõita, jumala ees, see oleks kõige ägedam üldse. Imaveres minu juures kodus, perfektne. Mujal kahjuks mitte. Distantsilt, vabalt. Sel juhul lihtsalt on vaja, et sa suudaksid tagada endale keskkonna, kus sa suudad lamada rahulikult minuga samal ajal ja kuskil mingisugune 1,5 tundi. Või 2 tundi tegelikult. Pigem 2 tundi, sest me enne veel räägime, siis ma teen seansi ära, siis ma pärast räägime veel. Nii et kui see on sinu jaoks tehtav, siis jumala eest me ei peagi kokku saama. Seansi ajaks ma mõtlen. Nii et väike mõtlemisaine sulle siis siit. Ja ma teen pätikohvi. Ma praegu tavastasin, säär on kõik näha. Siin tassis on täna juba 3. kohvi sees. Ei ole muus, see on kohvipaks.
sest pädikohvi on minu jaoks kõige õigem kohvi. See selleks, ma lihtsalt märkasin, et see jäi siia pilti sisse. Aga jaa, mõtle selle üle, mõtle selle pakkumise üle, mõtle selle võimaluse üle. Et ja anna mulle teada. Mina ootan huviga.